meie pere robootikahuvi sai tegelikult alguse 2 erinevast asjast. Esimene neist oli see, et kodus oli vaja lastele seletada, mida me teeme töö juures, kuhu emme-issi lähevad iga hommik ja mida nad seal teevad. Ja programmeerimist ei saa niisama lihtsalt väikesele lapsele ära seletada, et on seal arvuti ja siis seal keegi midagi trükib. Aga väga kena oleks, kui sellel oleks lapsele ka mingisugune väljund, mida ta näeb, et näed, sellega emme-issi tegelevad ja selle tulemus on mingisugune veebileht või mis iganes see siis ka on, et mis sealt välja tuleb. Ja edasi siis oligi, et läksin uurima, mis lasteaias tehakse ja hakkasime vaatama, mis üldse pakutakse ja mis on sellised robotid, mis lastele võiksid olla vanuselt sobivad ja huvitavad. Eelmise aasta Robotexile tuli meil mõte minna, kui olin käinud ühel koolitusel, mis siis tegelikult õpetab robootika-juhendajaid ja seal sai proovida erinevaid roboteid ja muretsesime koju ka ühe ja minu sõbranna, kellel on 2 täpselt sama vana last, arutasime temaga koos, et aga äkki proovime, äkki õnnestub. Ja muidugi edasine oli väga tore, oli seda meisterdamist oli kõigil ja väljamõtlemist, et mida see robot seal teha võiks ja kuidas see seal käia võiks. Nii et meil oli tegelikult päris lõbus ja ei olnud lõbus ainult minul, ei olnud ainult lõbus lastel, oli lõbus ka tegelikult meie teistel pereliikmetel, kes vahepealt lihtsalt meie käest roboti ära võtsid ja ise sellega mängima hakkasid. Ja sellel aastal plaanime kindlasti ka Robotexile minna. Teema on põnev ja millises vormis me sinna läheme, seda me veel täna ei tea, aga kindlasti me seal kohal oleme ja kindlasti me ka võistleme. Selle aasta Insplay võistluste teema, meie esimene startup, on tegelikult väga põnev teema. Lastele sageli õpetatakse ju lasteaias ka, et on olemas erinevad ametid, aga kes on ettevõtja? Ta võib olla ju tegelikult ükskõik kes ja Eestis on ettevõtjaid päris palju, nii et see teema on väga-väga põnev ja kindlasti annab lastele palju rohkem teadmised sellest, kuidas ärimaailm toimib.